ootame seda punast bussi, mis mööda linna ringi sõidab. Oleme arvatavasti õiges peatuses, aga ei tea, mis kellast tuleb, sest siin peatuse peale ei ole ühtegi märki ega silti väljas. Peaks teame ainult, et tuleb sealt poolt ja eelmist bussi me ise ei näinud, nii et loodatavasti tuleb sinna mitsaaž. Saime hop-on bussi peale, 25 eurot läks odavam kui mootasin, minu arust internetis oli mingi 28 või midagi. No selles suhtes väga hea. Ja nüüd siis vaatab, kuidas see liin välja näeb. Siin on audioküld ka, nii et saab seda ka kuulata. Kusjuures siin tänavatel pole käinud. Vaatad, päris uhke. Väga lahe, väga head vaated. Ja soe on ka, päike paistab ja hea alla ja nüüd tuul on muidu kõik hästi. Aga mõnest tuul okei, see on soe tuul. Et seda küll, jah. Mulle see hop-on buss nagu täiega meeldib. Siin sõidad rahulikult, oled mäe otsas, päike paistab, soe tuul puhub, saad lihtsalt vaadata ja mis toimub rahulikult. Ei pea üldse nagu kõndima. Meie hotell on kuskil seal. Kuhu me nüüd jõudsime? Muidugi mõista hüperdino juurde. Õnneks praegu ei ole ühtegi laeva, nii et tähendab seda, et siin ei tule nagu mingit masse peale. Aga ma loodan, et ta lähebki edasi vedas. Kartsin, et ta tahab siin 10-20 minutit peatada. Ta pole viitsinud nii kaua oodata. Suur lootus olla, et... Aga vaata, kuidas seal maja see auk seal keskelt jookseb. Et minu arust on niimoodi, et sul ehitatakse erinevad majad. Kõikidel majadel on auk täpselt sama koha peal. Ehk kui 2 maja kokku panevad, ja tekib suurem auk. Nii, mul on sulle küsimus. Kuidas oli bussisõit? Äge. Enamus täna, kui mul on läbi jalutanud. Okay. Seal lõpus tegelikult. Jah. Mis sulle mis siin kõige rohkem meeldis? Pigem bussi esimesena võtta. Okei, et sealt kohe pildi. Mitte, et ma ka nii palju tänavat läbi jalutanud. Ja. Ilmselt oleks see mõistlikum variant olnud. Olen ise ka mõelnud, et esimese asjana peaks nagu selle bussituri ära tegema. See näed nagu enam, kus midagi on. Ja siis pärast teada, et mis on nagu huvitavamad kohad, et sinna nagu uuesti minna. Aga see oli tore, et siin kõrvalapid sai ja natuke kuulas juttu ka. Sest muidu, eks ju, muuseumis käies, kes ikka lugeda viitsib.